Lihtsa keele reeglid võib jagada 3 gruppi. Esiteks, illustreerige abstraktsed teemad konkreetsete näidetega. Teiseks, eelistage õpilastele tuttavaid sõnu ja selgitage neile uusi sõnu. Kolmandaks, eelistage lühemaid lauseid, milles on tavaliselt vähem konstruktsioone, mis mõistmist raskendavad. Need reeglid leidsin ma kirjandusest ja tuletasin katsest, milles õpilased omandasid erinevaid tekste. Ristlõikeline uuring ei võimalda aga kindlalt öelda, kas nende omaduste muutmine tõepoolest viib teksti paremale mõistmisele. Lihtsa keele reeglite tõhusust uurisime eksperimendiga. Võtsime 2 õpikust 1/2 materjali ja sõnastasime selle ümber. Kummagi õpiku materjali jagasime veel 2 osaks ja trükkisime õppevahenditena. Me saame lihtsa keele reeglite tõhususe teada, kui võrdleme tavalise õpiku ja uue õppevahendi järgi õppinud õpilaste teadmisi. Need teadmised sõltuvad aga õpilaste eelteadmistest, hoolikusest, võimekusest, kodustest oludest ja õpetajate meisterlikkusest ning pühendumusest. Nende mõjutegurite mõõtmiseks polnud aga vahendeid. Seetõttu tegin ristlevate gruppide eksperimendi. Selles eksperimendis on 2 gruppi õpilasi ja 1 grupp nendest õpib esimest materjali osa õpiku järgi, teist õppevahendi järgi. Teine grupp vastupidi õpib uue õppevahendi järgi alguses esimest teemat ja õpiku järgi teist poolt. Selles katsekorralduse puhul uue õppematerjaliga õpivad täpselt samad õpilased, kes õpivad õpiku järgi ja järelikult õpilastest tingitud mõjutegurid ei moonuta tulemust. Katses osales kokku 2167 7. ja 8. klassi õpilast. Katse näitas, et teksti mõistmise tase tõusis tänu teksti lihtsustamisele 65%-lt 73%-ni. Omandamise tase tõusis 55%-lt 61%-ni. Ja teadmiste juurdekasv tõusis 48%-lt 55%-ni. Mõõtsime ka omandatud teadmiste püsivust pool aastat peale katset ja selgus, et omandatud teadmistest katsegrupis oli 69% meeles ja kontrollgrupis 64%. Seega lihtsa keele reeglid avaldasid efekti kõikide näitajate lõikes. Lihtsa keele reeglid on tõhus vahend nii kirjaliku kui suulise kommunikatsiooni efektiivsuse tõstmiseks. Olen nendest reeglitest pikemalt kirjutanud eesti ja ka inglisekeelses monograafias. Mul on võimalus õpetada ülikoolis õppevara koostamise kursust, milles esimeseks põhiteemaks on lihtsa keele reeglid. Loodetavasti nii nende reeglite rakendamine tasapisi laieneb.